Tere õhtust! Tervitan teid Saaremaalt, olen Merle Vaha, tupperware esitleja ja tahan teile tutvustada mõningaid tupperware tooteid. Täna keskendume silikonvormidele. Kuna kohe-kohe on tulemas munadepühad, siis on tore põhjus perega koos midagi huvitavat valmistada. Silikonvorme on tupperwarel erinevaid ja näete, kus ma neid hoian. Meil on suurepärane suur tordikarp, mis tihtipeale seisab ka tühjalt sel hetkel, kui me ei tee torte ja ei transpordi. Tordikarbi avamiseks kasutame me mõlemalt poolt klõpsusid ja kaan pealt ära. Ja palun väga, erinevad silikonvormid mõnusalt asetatud. Siin on siis olemas toomvorm, mida me täna kasutame, sellised ümmargused mõnusad pallid. Samamoodi on tupperwarel sellel kuul eripakkumises koogivorm. Ja ideaalselt mahuvad need kaks vormi üksteise kõrvale, kui me tahame valmistada ahjurestil. Aga silikonvorme tupperwares võib kasutada nii sügavkülmas, elektriahjus kui ka mikrouunis. Lisaks on meil erinevaid toredaid vorme päris munakujuga, vahvlivormid, erinevad pulgakesed ja neid on veel ja veel. Mida peab teadma tupperware silikonivormide kohta? Silikonvormide kohta tuleb teada seda, et alati enne kasutamist tuleb silikonvormid teha üle külma veega, et ta ei võtaks külge õhus lendlevaid ebemeid. Teine asi, mis on hästi oluline teada, et alati silikonvormi täidetakse, kui ta on külma veega ära tehtud, resti peale panduna. Panete ahju sooja, võtate resti välja ja silikonvormi täitmiseks tõstate need juba külma resti peale. Kolmas asi, mis on hästi oluline, silikonvormide pika eluea heaks on oluline see, et ei kasutaks pöördõhku ahjus. Nii, ja täna me teeme silikonivormide sees munad, et oleks üllatus perele. Magustoit missugune. Selleks on meil väga hea kasutada sedasama toomvormi ja lisaks meie super toredat sügavkülmakarpi 2,25 milliliitrit, mis on väga mõnus kasutamiseks sügavkülmas, tavakülmikus säilitamiseks. Mulle meeldib siin hoida täidetud munad, mulle meeldib siin hoida igasugused singirullid. Kui tahan, teen siia süldi või rulaadi. Väga mõnusalt hoian ma siin soolatud kala, suitsukala, kõik, mida me soovime hoida õhukindlalt. Palun väga. Ja olen teinud ära väikse eeltöö. Näete, siin on seesama silikonvorm, et teda oleks mõnus asetada külmikusse, juba täidetud šokolaadiga. Mis ma tegin? Ma võtsin tupperware mõnusa mikrokukkann, millega võib toitu valmistada ja soojendada mikrouunis. Ja panin siia šokolaadi ja panin siia ka tsipaõli. 8 minutiks, 2,5 minutit, šokolaadi 100 grammi, tsipaõli ja sulatasin ta ära. Lasin minut aega seista, segasin ära ja nüüd pintseldasin meie tupperware pintsliga silikonvormid üle. Tupperware silikonpintsel on hea kasutada kõikvõimalike küpsetuste juures liha määrimiseks, mis on oluline. Ta koosneb silikonist ja näete, ta käib detailideks lahti. Siin ei ole ühtegi asja, mis võiks teil tekitada seda, et silikonvormidel jääb mingid ebemeid. Nii, ta käib siit lahti, kohe asetame tagasi ja läheb klõpsuga kinni. Mõnus ja läheb siia sisse peitu. Selle sama silikonpintsliga tegin ma nad üle ja panin külmikusse 10 minutiks. Tekkis koorik. Nüüd, kui me tahame teha üllatusmune, siis tegelikkuses me võime selle munad siit välja võtta ja panna lastele sobiva üllatuse sisse. Aga alati on tore siin teha söödavaid üllatusmune. Praegu me teeme magusaid. Keegi ei keela teil teha kartulipüreest, hakklihapallid, erinevaid kapsatäidisega, kõikvõimalikke soolaseid ja magusaid. Las need munadepühad olla pallidega sel korral. Toomvorm on praegu veel eripakkumises, sellepärast ma ka näitan. Täidise tegemiseks kasutan ma meie herbshopperit, mille sees on siis piparkoogid,
kappe koristades jäi mulle kätte just pakike piparkooke. Siin sees on siis natuke piparkooke. Vaatame kohe täpselt, piparkooke läheb siin 50 grammi ja lisaks 15 grammi võid on pandud siia sisse ja shopperiga tõmbame laua peal sirgelt kasutades. Oluline on shopperil jälgida, et te panete laua peale ja tõmbate alati sirgelt. Endast eemale sirgelt ja väga mõnusalt puhastab ära. Nii, või on natuke tahke praegu. Kui me tahame purustada sigulat, kui me tahame teha mis iganes pasteeti, palun väga, küpsised, piparkoogid või tekitab sellise ühtlase kreemi. Ja pärast saab panna need ilusti kõik koos koogi peale. Korra veel ja jätame seisma. Valmis. Jääb ootele meie herbshopper koos täidis põhjaga. Aga enne kõike on meil siis vaja teha täidis. Ja täidise tegemiseks me kasutame meie selle kuu hitti uus Swedish Chef, mis on siis mõeldud vahustamiseks, millel on väga sekunditega kiiresti töötavad visplid, millel on väga mõnusalt peal lehtrikoht, et te saate lehtri panna, kui tahate kreemi teha ja millel on peal reguleerimisvõimalus. Reguleerimisvõimalus, kui kiiresti te tahate kreemi valmis teha, pannkoogi, taignad, kõik võimalikud asjad. Mõõdukann, mis on siis erinevate mõõtudega, mis on ideaalne kasutamiseks ka, kus on grammid peal ja kus on milliliitrid. Ja praegu läheb meil vaja 100 milliliitrit rööskoort. Rööskoor võtame, kuna meil on milliliitrite näidud ilusti peal, saamegi siit mõõta. Tehtud. Ei pea kasutama eraldi anumaid. Ja nüüd vahustame selle sama vahukoore kiirelt ära. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nii, vaatame. Korra üle. Nii, reguleerime natuke. Nii, juba hakkab looma. Natuke veel. Palun väga, tugev vahukoor valmis. Vahukoor, millele võib lisada vaniljet, millele võib lisada erinevaid maitseid, aga meie tegime nii, et ma sulatasin ära šokolaadi. Šokolaad on siis sulatatud mikrokuupkannus ja suurepärane. Näete, ta on täiesti selline kreemias. Alati on tark ta varem lühem aega hoida mikros ja siis juba lasta jahtuda, sest tegelikkuses toimub kuumenemine pärast veel edasi. Šokolaadi kaabime ilusti siia sisse silikonkaabitsaga. Väga mugav kasutada ja kõik tuleb puhtaks. Ei ole ohtu, et palju kreemi jääb sisse. See kõik on lihtne teha koos lastega. Et kuna paljud on nüüd kodudes ja iga päev on vaja midagi uut ja põnevat välja mõelda, siis miks mitte teha ka lastega koos tööõpetuse tundi, kus kokkate koos. Minu kokkaja on praegu teisel pool operaator, kes tavaliselt seda teeb. Nii et täna teen mina ja nüüd teeme šokolaadikreemi. Palun väga, šokolaadikreem. Šokolaadikreem, kui te märkate, ma ei kasutanud gelatiini. Ainult vahukoor, ainult sulatatud šokolaad. Ja nüüd, kui me võtame silikonkaabitsa ja silikonkaabitsaga hakkame täitma, siis on väga hea panna siia sisse ka üllatused, mida iganes te soovite. Üllatusteks võite kasutada, võib panna ka tuhksuhkurt, kui tahate lisada, aga minu jaoks on alati see juba nii magus, et me panemegi sellise lusikatäie siia sisse erinevatesse aukudesse ja mõtlete välja, mis üllatusi te siia lisaks soovite. Kas te soovite panna vaarikaid, kas te soovite panna maasikaid, mõni tore komm. Ja kui teete soolaseid,
siis väga hästi sobib siin sees teha näiteks sushipallid, hoopis makratäidisega või tahate sellised lõbusad, natuke teistsugused, kuidas ma siis ütlen, salatid serveerida. Fantaasiat on palju, võimalus kasutada. Nii, ja nüüd silikonkaabitsaga vajutame siin veel kõik ilusti siledaks. Tuletan teile meelde, seda ei panda ahju. Praegusel juhul me kasutame teda ainult tavakapis hoidmiseks. Täidis sisse. Ja lisaks võime me nüüd siia panna erinevad kas nööbikesed, kas jõhvikad, kas erinevad nonparellid, mida soovime. Erinevaid toredaid suupisteid. Ja nüüd lisame siia meie poolt enne tehtud siis piparkoogi segu. Palun väga. Ja niimoodi valmivad imelihtsalt. Kui te näete, me ei kasuta teravaid asju, et on väga mugav teha seda koos lastega. Ja te vajutate nad uuesti ilusti kinni ja panete sügavkülma. Või tavakülmikusse, oleneb, kui kiire teil on. Kui teil on ruttu tahtmine peret üllatada, siis tõstate 10 minutiks sügavkülma. Kui teil ei ole kiiret, kui teil on aega, siis te saate neid hoida tavakülmikus ja väga lihtsalt. Gaas peale ja palun väga. Ja tehke mitu korrust just ise tahate. Nii. Selliseid üllatusi on tore perega teha. Aga et teie aega säästa, siis olen ma juba ühed üllatused valmis teinud. Palun väga. Üllatused teie jaoks ekstra, mis oleksid toredad, rõõmustamaks oma peret. Ja teie võite ka teha üllatused nii, et te teete seda ise üksinda, nendele rääkimata. Mis siin sees on? Sellel kuul on ka sellised toredad kingitused võimalus Tupperwarelt saada. Mikronõu, millega toit kaasa võtta, külmauruti stiimid, millega ma muuseas järgmine nädal valmistan teile toredad toidud. Seesama tordivorm on võimalus saada. Ja lihtsalt teisi toredaid tooteid. Sellel nädalal siis veel ka selline õlinõu, mis kui õli on sees, ilusti mõnusalt valades saame kasutada. Nii, vormid on meil valmis. Külmikus seisnud, palun väga. Ja nüüd kasutame seda sama kaant, et teile näidata. Kui lihtne on eraldada siit. Natukene päästame. Nii, palun väga, ilusad läikega. Kui me tahame, et nad oleksid eri värvides, siis võite kasutada nii valget kui tumedat šokolaadi ja tekitada triibud. Šokolaad taheneb ära ja siis on juba mõnusalt erivärviline. Palun väga, vorm on puhas ja sellised toredad üllatusmunad teile. Ja näitame teile ka, mis me siia sisse võitsime. Ma proovin seda lõigata praegu natukene, et oleks ka näha. Näete seest, jõhvikas on peidus, aga põhimõtteliselt poolikult on näha. Üllatus missugune. Aitäh teile, kui teile pakuvad huvi Tupperware silikonvormid. Kui teile pakuvad huvi teised meie tooted, siis jälgige meie kanalit. Hakkan tegema nüüd iga nädal postitusi ja kindlasti kutsun teid ka külastama Tupperware Eesti Facebooki lehte, sest ka seal on koolitused kogu aeg. Mina olen Merle Vaha, ootan teie kommentaare, teie küsimusi. Tupperware igasse koju. Olge terved ja hoidke oma peret.